Mul oli lapsehoidja too hetk, kes ütles mulle ühel hetkel sellised, andis mulle selle informatsiooni edasi, mis ma siis täna ütlen ka, et need, kes kuulavad, saavad ka selle sama sellise toreda teadmised. Aga et loe sellist raamatut nagu Kuidas terveneda lõplikult meditsiinimeedium ja autor on Anthony Williams. Mul ei olnud nagu aega lugeda, et ikkagi 3 lapse kõrvalt ja tegus inimene ja aga siis ta andis mulle ka mõned mõtted edasi seal, et tuleb oma menüüd muuta, et tuleb välja jätta toidust muna, gluteeni sisaldavad toiduaineid ja piim. Noh, ütleme, et seda gluteeni ja piima ma olin niikuinii väga palju vähendanud, aga muna ma ei olnud nõus välja jätma, et ma ütlesin, ei, et ma söön seda ökomuna ja et see on nii toitev ja nii hea. Ja siis vaidlesin talle vastu. Aga mingi aja pärast ma siis ikka kurtsin, et mul on nii hulluks läinud ja mul on nüüd juba enam peavalu üle ei lähegi, et ma pean vist EMO-sse minema. Ja siis ta ütles, et sa pead ikka selle nagu ette võtma, selle raamatu ja proovima, et see võib sind aidata. Ja ma ütlesin, aga see on ju ravimatu haigus. Kuidas see mind aidata saab, et see ei saa aidata asja, mis on ravimatu? Siis ta ütles, et jah, et ükski inimene maailmas pole tervenenud varem sellest haigusest, aga varem mitte kunagi pole olnud seda teavet. Mitte keegi pole varem kasutanud seda, mis on siis seal meditsiinimeediumi raamatutes, et see on nagu ikkagi nüüd tulnud selline info tänapäeva inimesele, tänapäeva haigustega, nende probleemidega, millega me silmitsi seisame ja siis ma proovisin. Hakkasin vaikselt pihta, ega ma väga fanaatiline ei olnud, et rahulikult ja kuulasin oma keha. Ja üsna kohe läks paremaks. Ma esimese asjana võtsin sealt raamatust, mis mulle meeldis, võtsin kasutusele selle vee hommikuti joomiseks. No ja see mulle tõesti meeldis ja ma siiani iga hommik absoluutselt joon seda. See on riivitud ingver, lihtsalt toasooja vett, et ma ei keeda seda, ei pane keeva vett peale, aga ta on selline soojamapoolne talvel, et ma kindlasti ei joo külma vett. Riivitud ingver siin sees ja siis laimi pigistan. Võib ka sidrun olla, et kuidas kellelgi, aga minule meeldib laim ja kes tahab, võib mett panna, aga mul isegi ei ole mett, sest ühel hetkel mul kadusid ka need hullud magusõisud ära, mis mul vanasti olid, et kui ma oma toitumist muutsin, siis keha läks nii tasakaalu, et mul ei olnud enam külm, vanasti ma kogu aeg külmetasin. Talv on mõnus, on ju, ja mul ei ole neid magusõisusid enam, mul ei ole sellist tunnet, et mul on kogu aeg puudus millestki, et sellist nagu emotsionaalset söömist ei ole enam, et lihtsalt loksus paika.